Sünnikaart ja üldse numeroloogia, et kus ma seda siis tean, kus ma seda võtan, nagu mõni on kommentaaris küsinud. Vot, tead, nüüd ongi see tõe hetk. Ma õppisin numeroloogiks online koolis, siis selle kooli tegija, või kuidas ma ütlen, on Kristina Egiazarova ja see oli venekeelne õpe. Miks ma valisin just selle, sellepärast, et see materjal oli hästi põhjalik, seal oli ka psühholoogiat hästi palju ja psühholoogiat õpin ma veel praegu ka. Ja seal oli hästi põhjalik numeroloogia, ehk siis tegelikult meil on väga palju kursusid, mida me õpime kogu aeg veel juurde. Aga selle põhinumeroloogia sain ma kätte ja kasutan siis venekeelset materjali selleks, aga tule vaata, kuidas ma seda kõike teen. Ehk siis mulle klient andis teada oma sünnipäeva, kuu ja aasta. Ja nagu te näete, siis siin on venekeelne materjal ja meil on kooli poolt antud abivahendid, kuidas me saame selle veidikene kiiremini teha. Ja siit siis on näha nullist, ma olen teile rääkinud isiksuse kolmnurgast ja siis vaimsuse kolmnurgast, raha kolmnurgast, suhte kolmnurgast ja siis tervisest. Ja teate, mis see on 15 selle kliendi puhul? Ja teate, kui palju teil see tegelikult on? See on siis selle suguvõsa poolt antud karma ülesande number 15 tähendab seda, et see inimene peab ületama probleemid, mis on seotud sõltuvusega. Selle inimese puhul konkreetne sõltuvus on suitsetamine. Ja ta peab suitsetamisest loobuma, aga tal on väga raske seda teha. Nii, aga mis ma siis veel kasutan? Ma kasutan, näete, sellist asjandus, kuhu ma teen ise ka viisnurga. Tihtipeale ma teen ka kolmnurkasid. Siis ma teen selliseid asju, kus ma siis räägin erinevast energiast kuni 9-ni, 1-9-ni ja siis aastatest ja kuni siis kuhugi maani. Ja siis ma vaatan, kuidas inimestel elutsükkel liigub. Ja seda saab ka sünnikaardist teada. Seda ma lihtsalt niisama ei tee. Mis mul veel töövahendiks on? Töövahendiks on väga-väga oluline. No, igal ühel on erinev. Vahest ma teen seda telefonis. Aga kasutan seda, sellepärast, et siin saab hästi kähku kokku liita igasuguseid asju. Vaat niimoodi. Ja kui sina tahad oma sünnikaardi kohta rohkem informatsiooni, siis selleks on sul vaja mulle kirjutada või siis see, et käi YouTube'is ja kuula erinevaid videoid. Ma räägin seal tegelikult hästi lühidalt ja kokkuvõtlikult erinevatest numbritest. Üldjuhul ma räägin numbrist, mis tuleneb siis sinu sünnipäevast, siis 1-9-ni. Aga tule veel korraks vaata. Siis kui ma teen sünnikaarti, siis nagu sa näed, siis sünnikaardis on mul 16. Vaatame, mis siin veel on, 19. Ma teen tegelikult numbrini kuni 22. Et see, mis ma räägin sulle YouTube'is, siis seal ma räägin üleüldiselt, sest väga paljud ütlevad, et aga 31-ni on ju sünnipäevad. Ja seal ma räägin üldist juttu, aga sünnikaardi isiklikus ma räägin sulle väga peensusteni ja väga täpseteni. Nagu te näete, siis siin kolmnurgas on veel igasugused väiksed numbrikesed. Ja näiteks, kui nüüd vaadata seda värvide skeemi, need on tšakrad. Kui inimesel on alaseljaga probleemid või on näiteks suguelundi piirkonnas, siis see on kõik seotud tööga, töö kolmnurgas. Ja ma seletan talle täpselt üksipulk ära, mida need numbrid tähendavad. Näiteks, kui tal on peaga probleemid või tal on silmadega probleemid või kurgu piirkonnas, siis nende numbrite kohta ma räägin kõik üksipulki talle välja. Mis asjad need tähendavad, mis on plussid, mis on miinused. Ja kui tal on kuskil nendes piirkondades probleemid, siis ta läheb täpselt selle numbri peale ja ta saab täpselt teada, mida ta tegema peab. Ehk siis, mis siin veel on hästi huvitav? No läheme natukene siia poole. No näiteks, kui sa oled 33-aastane, mida ma räägin inimesele? No see on vene keeles, kuna ma kasutan venekeelset materjali. Ja siis ma ütlen, et pane see pliiats näiteks siia oma elude numbrile ja pane 30. Ja siis vaata, mis number sulle siia peale jääb 10. Ehk siis selles aastas sa pead panema põhirõhku sellele numbrile. No ja nii edasi ja nii edasi. Ega ma kõige ka teile nüüd ei räägi sellepärast, et selleks, et teada seda oma sünnikaarti, siis kirjuta mulle. Ja käi ikkagi kuulamas YouTube'is ja Instagramis, TikTokis ja nii edasi. Ole julge ja kasuta seda oma kasutusjuhendit, mis sul on sünniga kaasa antud. See oli Merike ja tšau, peatse kohtumiseni.